Nii, aasta hakkab lõppema ja nagu siis ka esikannelt näha läheb vähe talvisemaks kogu meie ajakiri. Ja kus sa pääsed, et vahelt oleme siin juba aasta autosõidul oktoobri keskel esimese lume kätte saanud, seekord on veidike lihtsamalt läinud, aga talvetest 2014 tõesti ilmub ikkagi selle aasta numbri sees veel ära, et on meil alati kuskil novembris-detsembris olnud, seekord siis november ja siin on jälle taas paarkümmend uuemat autot, mida siis vaadatakse seekord tõesti just nimelt selle seisukoha pealt, et kuidas need autod talvel hakkama saavad, kuidas nad sõidavad jääl lumel, kas nendes on soe, kas nad soojenevad, kõik sellised nüansid, mis on just aktuaalsed talveoludes. Ja see võtabki siis autosas seekord väga suure osa ära, aga loomulikult, kuna seekord on päris paks ajakiri, siis jätkub ka muid teemasid. Ja mis seal veel on põnevat? Seekord on meile vahel ka 16 leheküljeline tarbesõidukite lisa, keda juba vanemad traditsioonilisema või pikemaajalise lugejad teavad täpselt, et selline asi ilmus meil ka pool aastat tagasi. Pool aastat on mööda läinud ja kuna vahepeal toimus ka Saksamaal tarbesõidukite messi IAA, siis loomulikult leidis see siin oma väärika koha ja seekord on päris palju juttu ka tuleviku veokitest, kõikvõimalikest uutest tehnoloogiatest, et saame teada, mismoodi tulevikus autod ise liikuma hakkavad ja kas autojuht selle tänases mõistes üldse on jätkusuutlik amet või mitte. Ja loomulikult räägime siin ka muudest asjadest, 100 aastat on selja taga sellise firma nagu Maserati, vaatame teda spordi nurga pealt, mitte päris autoteema, aga seekord läheme omadega natukene metsa ja sõidame harvesteridega ringi ja vaatame, mis asjad need on. Ja siis meil on veel juttu autotaastajatele, gurmaanidele täielik maiuspala, kuidas on Eestis ära taastatud 2 väga põnevat vana Alfa Romeod, et millisest olukorras need autod Eestisse tulid ja mis nendest nüüd tänaseks saanud on. Ja loomulikult uute autode proovisõite, mitmeid kasutatud autode rubriigist üks eestilaste lemmikuid Mazda 6 ja muidugi loomulikult ka kõigist muudest aladest kuni siis komeetideni ja kosmosetehnikani ja loomulikult ka autonäitus Pariisis, sest et ega see väga tükk aega tagasi veel ei olnudki, nii et meie näitus ülevaade ilmub ka selles numbris, nii et kes on maha maganud selle, mis 6 aega tagasi Pariisis toimus, saab selle veel siit järgi vaadata.